päevast kõigile. Et kui Ave selle ettepaneku tegi, et seda meenutades, ma mõtlesin, issand, mis me seda vana asja nüüd veel üles otsime, kes enam mäletab, mis me tegime, et juba 5 aastat möödas. Aga siis hiljem ma sain aru, et võib-olla seda saabki võtta juba kui ajaloo meenutamist, et me siin Eestis ajakünnisel ja käigus kogu aeg meenutame igasuguseid erinevaid olulisi etappe, et tegelikult sellest on saanud ka juba ajalugu, nii et mingis mõttes me siis nüüd vaatamegi, mis me siis tegime. Palun järgmine. Et millest see protsess siis alguse sai, et kindlasti suur osa siin viibijaid mäletab seda, et tegelikult selleks nii-öelda viimaseks tilgaks või päästikuks sai Sakala keskuse lammutamine. Et kui see teema päevakorda kerkis, et nii, et Sakala keskus lammutatakse, te mäletate, see tekitas tohutult suurt diskussiooni ajalehtedes ja igal pool. Toonane arhitektuurimuuseumi direktriss Karin Hallas organiseeris meeleavaldusi Sakala keskuse ette ja poleemika oli tegelikult tohutult terav, et ühelt poolt tohutu oluline näide omast ajast ja siis teisele poole siis vist oli linnavalitsusele kuulus, ma ei mäleta praegu, kellele ta kuulus, aga siis nii-öelda teise poole väited, et tegemist on äärmiselt ebafunktsionaalse hoonega, mida ei ole võimalik kasutada. Kuigi Sakala küsimuses ju midagi muuta oli juba hilja, siis selleks, et selliseid, ja siis Sakala puhul ka väga palju heideti ette, et aga kus te siiani olite? Et mis mõttes, et see ei ole ju mingi mälestis, et me ei näe mingit põhjust, miks seda ei võiks teha. Siis selleks, et edaspidi selliseid argumente vaidlustes vältida, leiti, et seda 20. sajandi arhitektuuripärandit tuleb ikkagi täiesti uuesti vaadata. Ennekõike tunnetati seda vajadust nõukogude perioodi osas, aga selge oli ka see, et ka Eesti Vabariigi ja ka ütleme, et tsaariaja osas on meil kindlasti lükkasid. Palun järgmine. Et tekkis siis küsimus, et seal oli nagu mitu temaatikat, et üks oli, kuidas me seda üldse läbi viime, mis see periood on, et iseenesest aasta 1900 ei ole ju ajaloolises mõttes nagu mingi oluline märk peale selle, et muutus esimene number teine, et 1891 ja siis 1900, et ikkagi seda perioodi tuleb kuidagi teistmoodi reglementeerida. Ja siis peale mõningast arutelu, ütleme, et teist otsa oli suhteliselt lihtne paika panna, et leitigi, et see lõpp on nõukogude aja lõpp. Et seesama, mida Mart rääkis, neid 90-ndaid me sisse ei võta, et ühelt poolt, võib-olla oleks juba saanud ka, aga ühelt poolt tundus, et ikkagi see projekt algas 10 aastat tagasi. Et toona oli see ajaline distants veel võib-olla natukene liiga väike ja liiga võib-olla emotsionaalselt tundus, et eriti see 90-ndate keskpaik, mis ongi raske periood ja kus ehitatigi vähe ja paljud asjad, mis ehitati, ongi sellised, ütleme, et nad võivad olla ehitustehnoloogiliselt eesrindlikud, aga arhitektuurselt küsitavad ja seal on nagu neid agakohti hästi palju. Et siis leiti, et see 1991 on nagu väga hea piir. Ja keerulisem oligi siis selle alumise poolega, et 1900 ei ole nagu mingi piir, aga et mis see konkreetne, et kas pannud 1890, miks 1890 on parem kui 1885 näiteks. Et selle printsiibi leidmine ja lõpuks leidsime, et see on 1870, kuna sellel aastal avati siis Tallinn-Peterburi raudtee. Ja see tegelikult mõjutas väga oluliselt kogu Eesti, ka Tallinna arengut, kõik mis raudteäärde jäi, sealt läks lahti ka raudteeliinide edasi ehitamine, et see kõik oli nagu võib-olla selline väga oluline murranguline sündmus, mis sobis väga hästi seda alumist poolt piiritlema. Et see esimene etapp siis mõeldi välja, et teeme nii-öelda maakondlikud ülevaated. Tegime 2 pilootprojekti. Ma mõtlen, kas see oli neid rohkem. Ühesõnaga, me tegime esimeses ringis võtsime vist 3-4 maakonda. Ma arvan, et kas mina tegin äkki Pärnu linna, Liilian Hansar tegi Saaremaa. Ma arvan, et veel
või oligi 2, no ühesõnaga algatuseks me tegime paar esimest, kus me praktikas proovisime läbi seda nii-öelda maakondlikku printsiipi, et teha siis nii-öelda instruktsioon või juhend, et siis kõik maakonnad suhteliselt korraga töösse anda. Et see maakondlikud inventeerimised siis toimusidki 2008-2009 ja hoolimata sellest, et tegelikult me tegime üsna põhjaliku juhise, siis selge vahe tuli sisse, et need, kes olid olnud nagu selle projekti juures algusest peale ja osalenud ka nendel aruteludel, et mida me siis ikkagi kaitseme ja mida me uurime, kuidas me selle valiku teeme, et ega me ei jõua ju, ütleme, et maakonna uuring ei saa siiski tähendada seda, et kõik teed sõidetakse läbi ja otsitakse äkki midagi on, kuigi olles ise teinud 2 maakonda, siis ma pean siiski tunnistama, et ma ikka väga suure hulga nendest teedest sõitsin läbi, ikka märkimisväärse koguse. Et kõik see nagu ja mis täheldused sellel on, siis tegelikult ikkagi need tööd olid natukene ebaühtlased ja just ütleme, et need inimesed, kes tegid nagu või kes olid nagu väljaspool seda algset organiseerimisgruppi, et seal selgelt nagu tulid väikesed vahed sisse ja mis oli ka nagu selgelt näha, et osa võib-olla just ükseid noorema põlve arhitektuuriajaloolasi keskendusid tugevalt nõukogude ajale. Eesti Vabariigi aeg oli, sai ka enam-vähem mingil määral kaetud, et saari aega nagu praktiliselt prooviti mööda hiilida, et sealt tuli ka nagu väga hästi see niisugune eelistuste vahe hiilsiks. Et kokku siis valmis 16 tööd, Tallinn tehti 2 osas ja Harjumaa kui kõige suurem ja tihedam maakond tehti 2 osas ja kõik ülejäänud siis igaüks oli 1 töö, 1 maakond, välja arvatud siis kadunud Tõnispadu, kes oli nii tubli, et tehes Läänemaa tööd tegi ta ühe soojaga ära ka Hiiumaa sinna hulka. Nii et kui ta Läänemaa tööd ehitas, siis meie üllatuseks oli ka Hiiumaa juba tehtud. Palun järgmine. Et kokku siis esitati nendes erinevates maakondlikes töödes umbes 3000 objekti. Siin lõppkokkuvõttes need erinevused perioodide lõikes võib-olla ei tulnudki nii suured, kuigi selgelt on näha, et ikkagi selgelt nõukogude aja poole see oli kaldu. Kindlasti üks põhjus on ka see, et varasemates perioodides on juba kaitse all olevate hoonete hulk märksa suurem. Ehk et selge on see, et ikkagi arvestatav osad saariaegseid hooneid, mis kaitset vääriksid või tähelepanu vääriksid, juba olid kaitse all Eesti ajast samuti siiski mingi osa paremikust ja nõukogude aja osas on see loomulikult kõige vähem kaetud. Võib järgmise panna. Nüüd sellest inventeerimisest veel võib-olla paari sõnaga rääkides, et ma küll selle kohta slaidi ei teidki, et ikka teiste ettekandeid kuulates tulevad veel jube head mõtted, mida kõike peaks rääkima. Et kui me seda inventeerisime, siis kohe alguses oli ka see küsimus, et kuidas me neid hinnanguid anname. Et mis me ütleme nende kohta, et väärtuslik, väga väärtuslik. Et tegelikult ikkagi see lõppes soovituste andmisega, et ühelt poolt, kui võeti üks objekt, koostati selle kohta kaart, toodi välja tema ajalugu, väärtused, ka potentsiaal ja nii-öelda perspektiivikus. Et kui Mart ütles, et 90-ndatel oli see tohutult revolutsiooniline, et öeldi, et objekt on perspektiivitu, siis ütleme, et aastaks 2008 oli see siiski kriteerium, mida nagu selgelt arutati ja silmas peeti, et kas üldse on võimalik. Nüüd põhimõtteliselt oli neid jaotused olid siis, et kas arvele võtta, ehk et objekt on nagu oluline, et seda peaks ja võiks säilitama, aga samas ta ei ole nagu nii väärtuslik, et selle puhul peaks tingimata rakendama riiklikku kaitset. Siis olid sellised objektid, mille kohta öeldi dokumenteerida. Ehk et need olid objektid, mis olid ühelt poolt selgelt väärtuslikud, aga teisalt just nimelt need perspektiivitud, ehk et selge on see, et siin ei ole midagi riiklikult kaitsta, aga selleks, et see objekt saaks vähemasti säilitatud nii-öelda mittemateriaalsel kujul tuleviku tarbeks, et siis koostades selle nii-öelda korraliku dokumentatsiooni, fotod, joonised, et siis selle läbi me ikkagi jäädvustame seda pärandit. Ja kolmas siis oli, et ettepanek võtta riikliku kaitse alla. Selles osas tuli ka tohutult vahvalt välja
tegijate isiklikud eelistused ja arusaamad ja erinevused, et kellele mis teema südamelähedane oli, et või parajasti ka võib-olla läks hoogu, et küll siin mõne maakonna puhul järsku tuli ootamatuid palju postmodernistlikke objekte, mida kaitse alla võtta, siis üks tegija oli, üks nendest noortest arhitektuuriajaloolastest oli kaitsnud oma bakalaureuse töö kolhoosi elamute teemal. Tema tahtis neid kohe kõiki kaitse alla võtta ka ühtlasi, kuigi need olid oma aja head näited, aga kahjuks kuulusid just nimelt ka rubriiki sinna perspektiivitu. Et ja neid asju oli veel ja veel, et olles ise üks tegijatest, kindlasti näiteks mina olin liiga kirglik ka võib-olla puitarhitektuuri suhtes, et seda on ka alati olnud liiga vähe kaitse all ja mulle tundus ka, et seda peaks võtma. See küll, no ma räägin, mis sellest edasi sai järgmise etapi puhul. Et noh, mis seal veel tuli palju asju välja, et alati on nii, et kui ükskord on selline asi läbi tehtud, siis õpid õudselt palju, et kui nüüd sama asja uuesti hakkaks tegema, siis ikkagi oleks palju asju teeks teistmoodi. Oli teatud segadusi terminoloogiates ja nimetustes, no see ajalise kaetuse ma rääkisin ka ära. Ja siis jah, et kuigi meil oli tegelikult selle ülesehituse kohta olid antud juhtnöörid, et kuidas seda teha, siis lõpuks ikkagi oli see, et nii mitmedki tegijad olid oma eelistustest tulenevalt ka natukene seda muutnud. Ja üks huvitav tendents võib-olla oli veel, et esitati objekte, mis tegelikult jäid täiesti selgelt välja 20. sajandi projekti ajalistest piiridest. Kõige toredam oli see, kui Mart 20. sajandi kirgliku austajana tõi välja Valgamaal terve rea uurbaltišooneid, et kuidas need ei ole üldse väärtustatud, et just Otepäält ja ka Valgat, et need on nii väärtuslikud objektid, noh, mis muidugi mõnes mõttes näitas ka probleeme meie tänases muinsuskaitse nimekirjas laiemalt, et eks see ongi teada, et see asi ongi natuke ebaühtlane ja juhuslik. Aga ega me sellega ei saanud ka midagi eriti palju peale hakata. Mõned karjamõisad toodi välja, mõned kõrtsid, et noh, päris mitmes töös oli sellised, aga noh, teistpidi informatsiooni kogumisena oli ka see päris hea. Palun järgmise. Nüüd, kui need maakondlikud tööd olid valmis saanud, kõik 16 tükki, siis algas teine etapp, mis siis, kui ütleme, et see esimene etapp oli küllaltki siuke, võiks öelda, et individualistlik, et igaüks sai oma maakonna kätte, sõitis välja nii-öelda ja tuli ühel hetkel tagasi kaustaga, kus siis kogu informatsioon oli koos või noh, elektrooniliselt ka loomulikult. Et siis nüüd teine etapp oli selline täiesti kollektiivne, et nimelt siis Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna juurde sai moodustatud komisjon, kus siis oli mingi vist 12-13 inimest, kes siis vaatas läbi kogu selle kokku kantud kraami ehk kõik see 3000 objekti. Paneme järgmise. Et alguses oligi natuke see küsimus, et noh, kuidas me siis nüüd vaatame neid objekte, et noh, maakondlikul printsiibil nagu polnud mõtet, et siis mina ja Epp Lankots tegime nii-öelda eeltööd, ehk et sorteerisime siis nendest maakondlikest töödest välja ajaliselt ja tüpoloogiliselt sarnased objektid, ehk et me vaatasime siis korraga üle näiteks kõik maa algkoolid Eesti Vabariigi ajast, või siis vaatasime korraga üle kõik stalinistlikud kultuurimajad, või korraga näiteks, noh, seal ütleme, et see oli rohkem Tallinna spetsiifika, et oli seal ka terve peotäis ala lenderimaju või Tallinna tüüpi maju esitatud, et noh, neid peaks väärtustama. Et ühesõnaga me tõime nad nagu kokku sarnased asjad, et neid siis omavahel võrrelda ja see iseenesest see printsiibina töötas päris hästi, et noh, sa ikkagi võtad 5 või 10 stalinistliku kultuurimaja kõrvuti ja sul on selge, et sa ei hakka neid 10 tükki kaitse alla ei võta, siis oli võimalik sealt küll 3 parimat välja valida. Aga muidugi seal ka kohati oli, noh, kuna see kogus oli metsikult suur nende läbitöötamiseks ja paar korda me tegime ka selliseid 3-päevaseid nii-öelda hoogtööpäevi. Et ma mäletan küll neid hetki, kui mulle tundus, et Eiki ütles kogu, ei, võtame kaitse alla, ei no, las ta olla, las ta läheb sinna kaitse alla, et noh, mingis mõttes vahetevahel mindi sellega ka väheka hoogu, aga noh, kuna ka selge oli see, et ega esimeses järjekorras ja kõik ei lähe ka ekspertiisidesse, et eks siis noh, mõni võib-olla jäi seal ka niimoodi natukene küsimärgiga.
et selle komisjoni poolt välja valitud objektide hulgast siis nii-öelda see järgmine osa sellest samast etapist oli siis see, et telliti ekspertiise nii-öelda mälestise vastavusest või hoonete vastavusest mälestise tunnustele. Võib panna järgmise slaidi. Et seal siis enamasti leidsid ka ekspertiiside koostajad, et hoone vastab mälestise tunnustele. Aeg-ajalt juhtus ka vastupidist, et ekspertiisi koostaja arvas, et tegelikult ikkagi seda ei olegi mõtet kaitsta. Juhtus ka selliseid lugusid, et ekspertiisi koostaja läks kohale ja hoonet poltki enam. Või oli ta kapitaalselt ümber ehitatud, näiteks hea näide, kus Trummi tänaval on Toomas Reinu loodud Rida elamu, selline tõeline Soome modernismi hea näide, mis oli meie meelest ka nagu väga väärt kaitse alla võtmist, siis kui ekspert kohale jõudis, siis oli värskelt valminud viilkatus peale. Et selliseid natukene lõbusaid lugusid ikkagi juhtus aeg-ajalt. Nüüd ma olen natuke statistikat ka teinud, et kui maakondlikes töödes oli siis ettepanekuid hoonete riikliku kaitse alla võtmiseks suisa 694 hoonele, siis peale ekspertnõukogus vaagimist jäi neid nii-öelda potentsiaalseid mälestisi järgi 406. Kusjuures ma arvan, et osad neist olid seal siiski sellised, et leiti, et objekt on nagu väärtuslik, aga et me ei ole ka kindlad, kas sellel kaitsel on perspektiivi, aga et see printsiip oli selline, et kui tehakse ekspertiis, mis sisuliselt oma sügavuse või käsitluse astmelt sarnaneb dokumenteerimisele, et siis meil vähemalt on jälg selle kohta, kui me seda ka kaitsele ei võta. Ja võib järgmisse panna. Et selle töö käigus, nii nagu ma ütlesin, et kui nendes maakondlikes töödest tuli seal mitmeid objekte, mis nagu meie projekti raamidesse üldse ei kuulunud, et niimoodi süvitsi lahates kogu seda temaatikat joonistus välja veel terve hunnik erinevaid probleeme, et üks neist oli just nimelt see alusuuringute nappus, et võtsime need 5 või 10 stalinistliku kultuurimaja, mis meil seal olid esitatud selles töös, aga tegelikult kunagi me ei saanud ju kindlad olla, et nüüd on kõik esitatud. Et tegelikult sellised valdkondlikud uuringud on selle nii-öelda muinsuskaitselise töö ja loogika korraldamisel üsna olulised, et nad on nagu süsteemselt läbi käsitletud. Ja tõesti jah, et meil sai seal kirja veel terve hunnik erinevaid valdkondi, mida siis peaks alusuuringutega katma. Paneme järgmise slaidi ka. Aga projekti käigus sai siiski ka 4 uuringut ära tehtud ja tõesti need on küll nii sellised, et need on nagu ülipõhjalikult käsitletud, et kui mis tahes nagu objekti sellest mõnest nendest 4 käsitleda, siis ma arvan, et sealt saab üsna hea sellise aluse võrdlusmaterjali, millega seda üldse puudutada. Muidugi, mis oli see miinus, et alusuuringute valdkondadest väga palju küll kaitse või neid ekspertiise ei jõutud koostada, et ekspertiisi läksid nendest ennekõike need, mis juba nii-öelda esimese ringi läbivaatusel kvalifitseerusid eriti väärtuslikeks hooneteks. Näiteks Tapa raudteejaam mul tuleb kohe selle peale meelde, aga mõned koolimajad ka said ekspertiisid peale ja näiteks Taebla kool, puidust Taebla kool, mida omavalitsus tahtis lammutama hakata. Kas me saime selle kaitse alla lõpuks ka? Et tegelikult see alusuuringu tegemine tähendas paraku ka seda, et kõike sellest uuringust tulenevat või järelduvat ettepanekud, mis seal vääriksid kaitset, enam selle projekti raames teostada ei jõudnud. Paneme järgmise slaidi. Siis veel üks teema, mis seal kerkis, et ka ettepanekute hulgas oli miljööala ettepanekuid, et kui oli tegemist mõne sellise suurema kompleksiga, siis nii mõnigi kord arvati, et sellest võiks teha miljööala või ka muinsuskaitseala. Et temaatika, mida seal nagu üsna palju, mitu korda nagu üles kerkis, oli see, et meie muinsuskaitsealad on olnud siiamaani siis ainult ajaloolised vanalinnade kaitsealad, pluss siis üksildane Rebala seal kõrval.
et tegelikult peaks ja võiks muinsuskaitsealades olema esindatud ikkagi kõik meile iseloomulikud asulatüübid, et vanausuliste küla, võiks olla mõni kolhoosikeskus, eriti iseloomulik võib olla ja üle Eesti kihelkonnakeskus. Meil ei ole mitte ühtegi kihelkonnakeskus, kus on siis kirik koos teda ümbritsevate nii-öelda mingiks hetkeks välja kujunenud asulatüübiga. Suvila kooperatiiv näiteks, võib-olla siin piisab miljööalast ka ja miljööala meil juba Suvila kooperatiivi näol on ka olemas. Hea uudis on see, et Sillamäe puhul see muinsuskaitseks alaks saamine on igatahes käimas, et tegelikult see protsess täiesti toimub. Et võiks panna järgmise. Samuti me tundsime, et tegelikult meie instrumentaarium nii-öelda ehk et see erinevate kaitserežiimide võimalused, et see on nagu natukene napp. Tänaseks on see olukord muidugi ikka paranenud, et uus planeerimisseadus näeb ju sisuliselt ka ette kohaliku väärtusliku objekti, mis teatud mõttes võib ju vastata ka kohalikule kaitsele, et tegelikult omavalitsuses on need instrumendid. See küsimus on muidugi see, et väga paljudes omavalitsustes napib arusaama ja kompetentsi nii-öelda kultuuripärandi väärtustamise vajalikkusest ja võimalikkusest, just väiksemates kohtades. Aga et see oli võib-olla ka üks selline üsna pakiline teema, et me objektid, mis ei ole nagu riikliku kaitse all, aga tegelikult vajavad väärtustamist, et mis meil siis nimekirjades olid nii-öelda arvele võtta, mis ongi siis selles 20. sajandi registris, mis meil Muinsuskaitseameti mälestiste registri juures on, et seal on ta siis ka tegelikult nagu olemas kõik need objektid, et sisuliselt on võimalik alati ka vaadata, et kas selles piirkonnas on midagi väärtuslikku. Võib panna järgmise slaidi. Siis üks probleem oli ka see, et päris mitmel pool selgines, et olulise objekte oli maakondlikest ülevaadetest välja jäänud. Siin ma olen näitena pannud Värska Põhjalaagri säilinud hooned, neid on seal terve peotäis, mis siis maakondlikus töös üldse kajastust ei leidnud ja mis tegelikult on olulised. Ja mis me küll oma protokollides ära mainisime, aga see oli ka võib-olla see koht, mille kohta ma ütlen, et täna oskaks kindlasti targemini teha, et me ei olnud tegelikult otseselt ette näinud seda instrumenti või formaati, et kuidas me seda nüüd jõuaksime veel selle rongi peale panna, et kas tellida ekspertiis, seal me käisime üsna programmi lõpuosas ka, et tegelikult see ongi üks koht, mis näiteks minul jäi küll südamele, et ta jäi nagu natukene katmata. Tõsi, teades, et äsja on Kultuuriministeeriumi tellimisel valminud militaarpärandi uuring, loodan ma sügavalt ja südamest, et see on seal sees. Liina noogutas, nii et on, et selles mõttes võin muretsemisele õpetada. Nii, palun, kusjuures selle Värska kohta veel, et see on ka nagu see koht, kus alati tekib küsimus sellest tähenduse väärtusest ja ütleme, et tema võib-olla sellisest arhitektuursest väärtusest, et iseenesest on see 20. lõpul valmides ju arhitektuurselt igavene vanamoodne, magusavõitu isegi. Aga et teisalt tema tähtsus iseseisva Eesti nii-öelda ka militaarses enesekehtestamises on ju määratu, nii et väga selline, kuna ma hiljuti ühes komisjonis just kuulsin seda, et need on ikka nii vanamoodsad omas ajas, et siis tegelikult ma siiski arvan, et tihtipeale need tähenduse väljad on nii palju erinevad, et see ei ole kunagi ainult arhitektuurne väärtus, ka võib-olla tema nii-öelda tähtsus ühiskonna arengu seisukohalt või meie ka oma riikluse arengu seisukohalt, et võib järgmise panna. Siis veel huvitavaid teemasid, mis tuli välja, et Viljandimaal tööl siis toodud välja Artur Perna projekteeritud Olustvere põllumajanduskeskkool, siis lähemal uurimisel ilmnes, et see hoone on juba kaitse all, tõsi küll, kui Olustvere mõisa valitsejamaja. Ja kuigi teatud mõttes see ju ei olegi vale, ta tõesti on ehitatud valitsejamaja vundamendile, siis paraku ka tema mälestise tunnus on jätkuvalt, ma hiljuti just kontrollisin seda siiski kui valitsejamaja hea näide, mida ta nüüd ilmselgelt ei ole.
et noh, päris selliseid huvitavaid erineva tasandi probleeme tuli välja, aga teistpidi võttes hoone oli juba kaitsel, nii et tegelikult me saime rahulikult öelda, et sellega ei ole rohkem vaja midagi teha. Ja palun järgmine. Aeg-ajalt meile tundus ka, et me vajaks nagu mingit alusdokumenti, kus oleks nagu sõnastatud, et mida me oluliseks peame, milliseid, okei, et meil on nagu kokku lepitud mingid põhimõtted, et me väärtustame nii silmapaistvat erandit kui ka väga tüüpilist ilmingut. Meil ei ole ainult need nii-öelda tipud, vaid ka see, mis iseloomustab meie igapäevast keskkonda, aga et tegelikult, kui me nagu niivõrd suurt hulka objekte käsitled, siis tegelikult nagu täitsa oli see tunne, et päris hea oleks, kui meil oleks mingi põhimõte ka kuskil kokku lepitud ja sõnastatud, et mida me kaitseme, kuidas me kaitseme, mida me esile toome. Järgmine palun. See tuli päris hästi välja ka näiteks üks objekt, Kunda mõisa viinavabrik ja Saeveski, mis minu meelest on meie mõisa arhitektuuri kõige silmapaistvamad historitsistlikud kõrvalhooned, mis meil ei ole kaitse all, aga kuna meie olime oma selles töögrupis või selle 20. sajandi puhul ka kokku leppinud, et me üldiselt ei käsitle eriti mõisa arhitektuuri, kuna seda on niigi ebaproportsionaalselt palju kaitse all ja mõisa arhitektuuri seisukohalt oleks jälle see periood, ütleme, oleks saanud võtta siis 70–15 nii-öelda, et see oleks jälle olnud küllaltki meelevaldne lõik. Aga see lihtsalt on nagu eraldi kogu aeg välja toonud, et tegelikult nagu see teatud ebaühtlus, et see hakkas mõjutama ka seda 20. sajandi programmi. Palun järgmine. Või siis hästi teravalt kerkis ka seesama õigeusu kirikute küsimus, et kui Lilian Hansar tegi Saaremaad, siis tal tekkis ka küsimus, et kõik need kirikud jäidki sellesse perioodi, valdavalt olid need siis ehitatud siin 1873, et peaks nagu mingit võtma, aga millist võtta? Saaremaal on neid üle 10, need on kõik natukene ühetüübilised. See siin on küll erand nendest kõige uhkem Tornimäe kirik. Saaremaal ei ole mitte ühtegi väljaspool Kuressaare linna asuvat õigeusu kirikut kaitsel, ehk et on siis ainult Kuressaare, mis siis sai ka võetud kas mingi, umbes selle vahetult enne seda projekti, et suhteliselt lähiminevikus. Aga et siis Liilian ütles, et ma pidasin Kilumets, aga Kilumets ütles, et kõik võiks kaitse all olla, et kõik on väärtuslikud. Teisalt me ei saa nagu Saaremaad käsitleda siis lahust mandri omast ja samas mandri tööd ükski ei puudutanud õigeusu kirikuid valdavalt. Et see oli ka jälle üks koht, kus meil tegelikult jooksis nagu see mitte mõte kokku, aga ütleme, et see probleem nagu selgines, et me ei saa sellega selle projekti raames tegeleda, sellepärast, et seda tuleb vaadata, ütleme, et see on ka ilmselt selline alusuuringu teema, et seda ei saa vaadata lahus nagu kogu ülejäänud toimuvast. Aga iseenesest see probleem kui selline, et Saaremaa kui kõige õigeusklikum piirkond Eestis üleüldse, et sealt ei ole mitte ühtegi kirikut kaitsel, et see jälle nagu oma selle nii-öelda probleemiga esile jäi. Võib järgmise slaidiga. Mis sellest projektist siis kasu oli? Et tegelikult see kaardistamistöö oli ikkagi väga silmapaistev ja ma arvan, et see andmebaas, mis sai loodud, et sellest on kasu olnud paljudel uurijatel, paljudel kohalike omavalitsuste ametnikel, kes peavad seal mingite objektide otsuste üle otsustama, et tegelikult see on võib-olla see kõige suurem kasu. Ja kindlasti tegelikult see teadlikkus sellest, et need asjad on väärtuslikud, et vaadates Valdade kodulehekülgi, siis mina küll täheldasin, et mõni aeg pärast seda projekti olid kui Vald kirjutas oma vaatamisväärsustesse, siis üllatus hakkasid sinna tekkima ka need 20. sajandi objektid, et nii mõneski vallas olid entusiastid, kes seda vaatasid ja said siis aru, et need ongi väärtuslikud asjad, mida me nüüd näitame ja räägime teistele ka. Kindlasti need samad dokumenteerimised ja ekspertiisid, mis igal juhul fikseerisid nende väärtuslike hoonete olukorra sellel ajahetkel, sest seal hulgas on ka terve suur hulk neid, mis hävivad tohutu kiirusega, et näiteks
Lehtse lähedal, vist on ikka Lääne-Virumaa, jah, see on see koht, kus piirid on korduvalt muutunud. Lehtse lähedal paiknev turbatööstuse asula Rabasaare, mis on täpselt üks nendest kohtadest, millel ei ole nagu perspektiivi, aga mis siis tänu dokumenteerimisele on ikkagi jäädvustatud. Tõsi, seda kasutatakse küll tänapäeval väga intensiivselt kukkumiskaitsekoolituste korraldamisel. Mingi kasu sellest siiski on. Võib panna järgmise slaidi. Siis kui meil oli see ka teine etapp valmis, ehk kõik need objektid olid läbi käidud ja need ekspertiisid ja dokumenteerimised olid valminud, siis tekkis küsimus, et kuidas me selle kokku võtame või kuidagi tuleb seda nagu avalikkusele presenteerida. Ja see oli päris suur peamurdmine, et kuidas seda siis nüüd ikkagi teha, kuni siis lõpuks tekkis selline idee, et oli selge, et see peaks olema mingi näituse trükis, aga et ikkagi mida siis, et mis me võtame maakondade kaupa või perioodide kaupa või et see oli nagu tükk segadust. Aga lõpuks siis tekkis selline mõte, et me teeme nii-öelda 100 märksõna ja märksõnade baasil siis sai laudud see nii see näitus, mida te siin näete, kui ka kataloog, palun paneme järgmise. Ja märksõnad olid siis üsna eritüübilised, mis tegelikult andis üsna suure vabaduse seda 20. sajandit katta nagu just nimelt võib-olla selliste iseloomulike nähtustega, et seal hulgas olid siis nii asulatüübid, hoonetüübid, arhitektid, ehitusmaterjalid, stiiliilmingud, et tegelikult neid variatsioone oli seal päris palju ja see ülevaade saigi selline, ütleme, et üsna omanäoline ja teatud mõttes kardinaalselt erinev siis võib-olla sellistest traditsiooniliselt ajatelge pidi liikuvatest arhitektuurikäsitlustest. Järgmine, palun. Siis kindlasti selle projekti suur tulemus on see, millest siis Triin hakkab rääkima peale lõunapausi, ehk et tegelikult siiski on rida hooneid, mis on tänaseks kaitse alla saanud. Siin on näitena Toomas Reinu Viljandi tuletõrje depoo ja Irina Raua Ugala teater. Et eriti just Ugala puhul oli see näide, kus me jõudsime peaaegu et viimasel hetkel rongi peale, et juba oli alustatud rekonstrueerimisprojekti koostamisega. Aga tänu sellele, et jõudis vahele siis riiklik kaitse, ma arvan, sai ta tunduvalt rohkem oma algset arhitektuuri väärtustav, kui ta muidu oleks saanud. Ja tegelikult see tulemus on täitsa tore. Ja ma olen ka seda mõelnud, et kui see Ugala avati just, siis tekkis massiliselt inimesed, kes sõitsid spetsiaalselt Viljandisse teatrisse, minna uut remonditud teatrit vaatama. Ja ma kohe nagu mõtlesin, et huvitav, et miks nad seda teevad. Et kas see tundub neile huvitav, et kuidas see on tehtud nagu vana silmas pidades või mulle isegi jäigi see natukene hoomamatuks. Tuletõrje depooga on muidugi palju suuremaid probleeme, et seal ma saan aru on mingid uued masinad, mis vanadest garaaži ustest sisse ei mahu ja seal on mingi päris keeruline temaatika. Et võib järgmise slaidi panna. Ja siis sellest objektist räägib ka Triin pikemalt, et ma arvan, et see oli küll 20. sajandi kõige suurem proovikivi, mis siis läbis kõik erinevad kohtuetapid oma kaitse alla võtmise menetluses, aga lõppkokkuvõttes sai tõestatud, et siiski 20. sajand on see, mis kaitset väärib ja hoidmist väärib. Aitäh! Kas on küsimusi?